Kõigepealt ma ütlen ära, et mulle tegelikult võib vahele hõigata ja võib püsti ka tõusta, kui kellelgi on midagi öelda, mind absoluutselt ei häiri. Mina olen Roy Strider ja ma selle teema, mis siin oli selles päevakavas või menüüs välja reklaamitud, ma mõtlesin selle teema küllaltki suvaliselt välja ja ega ma ei ole ka mingisugust kõnet paberi pealt ette valmistanud ja räägin lihtsalt oma mõtteid natukene. Ja ma alustan sellest. Ja ma alustan tsitaadist. Üks ajalooline isik, Buda, ütles nõnda, et kahtle kõiges, mida sulle räägitakse, kahtle kõiges, mida sa näed, leia ise oma valgus. Nii. Mina läksin seda valgust 2005. või 2006. aastal otsima Indiasse ja kui oli esimese uue päeva hommik ja väljas läks valgeks, siis ma nägin, kuidas väga palju inimesi, meesterahvaid, tänava peal urineeris, tühjendas oma põit, samal ajal juttu ajades ja mõni ka kükitas lihtsalt kõnniteele maha kõndimise ajal, kellel oli tõsisem vajadus. Ja ma mõtlesin, huvitav, mis koht, mis maa see selline ometigi on, kus inimesed käituvad mitte paremini kui loomad tänaval. Nad urineerivad maja seinte peale ja lihtsalt, eks ole. Ja vangutasin pead ja mõtlesin, et on see alles üks koht. See emotsioon on mul meeles. Ja nüüd ma olen juba, ma arvan, väga palju kordi käinud Indias ja teistes Aasia riikides. Ma olen elanud Nepaalis, ma olen osalenud ka Nepaali kodusõjas, ma olen osa võtnud kodusõjast Mehhikos, ma olen olnud inimõiguste kaitsemissioonil Tiibetis ja ma olen viimastel aastatel tegelenud palju asjadega, millega ma ei tahaks tegeleda ja mille kohta ma oleksin alati öelnud, et ma loodan, et ma mitte millegi sellisega ei pea mitte iialgi kokku puutuma. Näiteks viimased 3 aastat olen ma pidanud regulaarselt Euroopa Parlamendis osalema spiikerina konverentsidel, kus arutatakse sellist probleemi, et miks on juba umbes vähemalt 120 inimest ennast Tiibetis elusalt põlema süüdanud. Nii, eile õhtul ma läksin pooleldi juhuslikult Tartusse, et näha 2 tuttavate ansambli esinemist. Ja ma sain täpselt samasuguse emotsiooni osaliseks, nagu esimest korda Indiasse minnes. Siiamaani ma natukene kratsin kukalt ja mõtlen, et mida see siis tegelikult ikkagi tähendab. Tartu kesklinnas, vanalinnas, kui soovite, seal oli väga palju inimesi ja mingisugust sellist suuremat pidu nagu ei olnudki. Ja need inimesed olid kõik joobes, mõned olid noored, aga paljud olid ka juba ilmselgelt sügavas keskeas nii-öelda. Ja uskumatult palju inimesi urineeris tänaval. Nagu vastu maja seinu ja vastu haridusministeeriumi seina ja pargis ja põõsastesse ja isegi üks suur mees oleks peaaegu minu koera peale pissinud ja teisel pool teed vahepeal oli nagu selline nagu Munga tänav oli nagu selline nagu mingisugune nagu rindejoon, et teisel pool teed oli palju politseiautosid, seal oli 3 sellist bussi ja siis üks sõiduauto,
politseinikud seisid sellises ähvardavas poosis ja aeg-ajalt midagi hõikasid nagu mõnele urineerijale või lärmajale. Ja ma küsisin politseinike käest, et mis siin toimub, kas midagi on juhtunud, et kas midagi on, et mis siin on, kas siin on mingisugune meeleavaldus või mis siin toimub. Ja politseinikud ütlesid mulle vihaselt, et mitte midagi ei toimu, kas alati peab siis midagi toimuma või kõik on normaalne. Minu meelest ei olnud normaalne. Ja siis ma sain korraga aru, et nõukogude ajal ma olin ise punkar. Samamoodi jõin õlut võib-olla provokatiivselt ja nõnda aga mitte kunagi ma ei läinud ja ei urineerinud tänaval nagu teiste inimeste nähes niimoodi, samal ajal mobiiliga rääkides või sõbraga juttu ajades. Osad mehed urineerisid niimoodi, et seisid, 2 meest urineeris, üks seisis lihtsalt kõrval, rääkis telefoniga juttu ja kõik samal ajal rääkisid oma vahel ja veel õlletopsid lõid neil ka käes. Ja see on täiesti tavaline Tartu selline nagu argiõhtu tuleb välja. Ja tuleb välja, et mina olin ainus, kes imestas selle üle. See ei saa olla kuidagi normaalne. Ja ma sain aru, et midagi on juhtunud, on tekkinud, tõepoolest ühiskonnas on tekkinud murrang, nagu öeldakse. Ja see murrang seisneb selles, et enam ei ole häbitunnet olemas. Et vanasti nagu eksisteeris ka väga palju topeltmoraali. Vanasti ma mõtlen, lähme tagasi, eks ole, Rootsi aja juurde, Põhjasõja aja juurde, suure nälja juurde, Vene, eks ole, keisririigi aega. Kogu aeg on olnud topeltmoraal. Kogu aeg on nagu räägitud ühte, tegelikult on sageli tehtud teist. Nõukogude ajal oli see võib-olla õige teravamalt tajutav. Ja tänases Eesti Vabariigis on samamoodi alati olnud topeltmoraal. Aga nüüd on see kardin kukkunud. Sest need samad inimesed, kes seal Tartus eile urineerisid, nad ei olnud punkarid. Nad ei protestinud millegi vastu. Nad olid tavalised Eesti sellised noored ja pereinimesed. Eesti kultuuri osa on pummeldamine. Sest inimesed tahavad mingisugust väljundit. Ja eestlaste, kas ajaloolistel või mingitel muudel põhjustel tekkinud omadus on selline, et inimesed ei julge üksteisega kaine peaga suhelda. Seda on väga lihtne testida. Kui te mind ei usu, ma arvan, te usute mind, aga kui te mind ei usu, siis proovige näiteks hakata kogu aeg inimestele silma vaatama, samal ajal soojalt, võimalikult siiralt naeratama. Peaaegu kõik inimesed löövad silmad maha ja ehmuvad tohutult. Ka see ei saa olla kuidagi moodi ju normaalne. Ja tänu sellele taoline nähtus, et enam ei ole häbi nagu teisest küljest, see aur peab ju kusagilt, eks ole, välja liikuma. Nii, selline läbustamine, võidakse öelda, et mis sa sellest räägid, et siin ei ole ju midagi pistmist poliitikaga ja kogukondadega, et see on lihtsalt nõme, aga see on indikaator. See on indikaator ja seda enam, et tegemist ei ole, nagu ma ütlesin, mingisuguste protestijate või huligaanidega. Tegemist on tavaliste Eesti inimestega, kes on kunagi olnud noored, nüüd nad on muutunud keskealisteks ja siis on uus põlvkond peale kasvanud. Ja justkui enam ei ole häbi. Nüüd, kuna kõik nähtused, ilmingud, kogu meie tegevus, elu ei saa eksisteerida sõltumatult. Kõik on omavahel seotud, meie kõigi vahel on sidemed. Me kõik oleme justkui üks organism ja mitte ainult meie inimesed, vaid kogu loodus, kogu mateeria. Siis ma teeksin taolised järeldused praegu, et need langenud kardinad,
selline kujund võib olla, jah. Nad näitavad meie sisemist, tühjust, aga ka lootusetust. Ja need näitavad lootusetust selles suhtes, et me võiksime uskuda mingisugusesse kultuursemasse tulevikku võib-olla, eneseteostusvõimalustesse, millessegi natukene helgemasse või konstruktiivsemasse kui lihtsalt kõige odavam meelelahutus. Looma tasemel meelelahutus, eks ole. Ja ma arvan, et see tuleneb kõik täpselt sellest, millest Emil enne rääkis. Me justkui ei tunne ennast eriti koduselt oma enda kodus. Me ei oska siin mitte midagi peale hakata. Me tunneme, et meil ei ole õigust teha ja meil ei ole võimalust teha elementaarseid oma elu puudutavaid valikuid. Ja siit edasi, miks see nii on? Ma olen täiesti veendunud, et see on sellepärast, et see süsteem ei toimi. Esindusdemokraatia Eestis ei toimi. Ta ei ole mitte kunagi siin niimoodi toiminud. Ja kui siit edasi liikuda ja mõelda, et mis siis võiks olla üleüldse alternatiiv, siis ma jään ausalt öelda vastuse võlgu. Ma olen aastaid uurinud otsedemokraatia ilminguid. Ma olen sõitnud erinevatesse kaugetesse maailma nurkadesse ja kohtadesse ja vaadanud, kuidas katsetatakse otsedemokraatia mudelitega. Ja ma olen näinud, et need enamalt jaolt toimivad. Aga ainult ühel juhul, kui inimesed on sellest ise huvitatud, kui nad on aktiivsed, kui nad ei ole käega löönud, kui nad ei urineeri avalikus kohas haridusministeeriumi seinale samal ajal telefoniga üksteisega rääkides õlletops käes, siis otsedemokraatia toimiks. Praegu ma ei tea, ma olen natukene nõutu. Fakt on see, et niimoodi edasi liikudes me jõuame välja absurdini. Ja fakt on ka see, et ei ole olemas mingisugust valmis lahendust, ei saa olla olemas mingisugust valmis kirjutatud programmi, mis automaatselt on tõene ja mis sobib kõikidele ja mis on justkui ette valmis tehtud ja olemas. Selle tõttu on ka kõikide erakondade kõik valimisprogrammid, need on naeruväärsed. Et need on lubadused, mis ei saagi mitte kunagi tõeks saada, sest elu pidevalt muutub. Jah, me võime teha plaane, aga me ei saa kindlalt lubada, et 4 aasta pärast on need asjad täpselt nii. Ja vaadake nüüd, topeltmoraal. Inimene, kes ütles, et telefonid tuleb välja lülitada ise. Ja ka see on meie tänase Eesti elust näide. Ei ole vaja naerda, lihtsalt tuleb võtta teadmiseks edasi mõelda koos. Minul on mingisugune visioon. Ma olen sellest paar aastat rääkinud, mööda Eestit ringi sõitnud, inimestega kohtunud. Mul on mingisugune visioon ja ma räägin sellest lühidalt nii palju, kui see napp aeg siin võimaldab. Ja ma loodan, et te mõtlete minuga kaasa. Jakk. Jakk on väga... jah. Et siin... ära sõmergi. Et ma olen rääkinud Eesti arenguvõimalustest ökoriigina. Tänapäeva maailmas ei ole puudu rahast. Tänapäeva maailmas ei ole puudu rahust. Tänapäeva maailmas ei ole puudu töökohtadest. Tänapäeva maailmas ei ole puudu maavaradest. Tänapäeva maailmas ei ole puudu meelelahutusest. Jah, sellest kõigest on ka puudus, aga kõige rohkem tänapäeval planeedil Maa, ja meil on ainult üks planeet Maa, üks pall, meil ei ole planeeti B. Nii. Ja selle planeedi A jaoks meil peab olema plaan B.
sest muidu me jääme sellest planeedist lihtsalt ilma. Sellel planeedil kõige rohkem on puudu tänapäeval puhtast õhust, puhtast toidust, puhtast keskkonnast, puhtast loodusest, mis omakorda automaatselt tekitab puhtama tervise, tugevama tervise, puhtama mõtlemise, puhtamad inimestevahelised suhted ja nii edasi ja nii edasi. Me oleme enda maailma ära reostanud. Eestis me sellest praegu aru ei saa, sest me oleme perifeeria, siin ei ela peaaegu mitte ühtegi inimest ja järjest vähemaks jääb. Ja me oleme olnud nii-öelda nagu issanda õnnistuse najal kuidagi siin eksisteerinud. Me ei saa sellest tegelikult aru. Meie, ütleme nii, et eestlased, me ei adu praegu, kui õnnelikud me oleme olnud, et me oleme nii hõredalt asustatud pisikeses rohelises nurgakeses saanud suhteliselt mõnusasti eksisteerida. Ja kuigi on olnud raskeid aegu, näiteks minu ema, ta on 74-aastane, ta alati ütleb, et mida sa poeg räägid, et sina ei tea, kui oli vanasti, olid nii rasked ajad, et me sõime ainult kartuleid ja makarone, mitte midagi muud ei olnud lauale panna, et peale sõda. Ja ma ütlen talle, et kas sa oled kunagi, kui sa oleksid kunagi käinud Aafrikas, sa oleksid näinud, kuidas naised, kes on sinust nooremad, 2, 3, 4 korda isegi, nad söövad mulda, ema. Nad söövad mulda, sest mitte midagi muud ei ole süüa ja nad saavutavad hetkeks täiskõhu tunde. Kuidas sa saad rääkida, et te sõite ainult kartuleid, te sõite ainult makarone, te käisite metsas marju korjamas, sest muud ei olnud süüa. Mis see muu siis pidi olema? Viinerid või? Mis asi see pidi olema? Praad? Mis lõhe, filee? See ei ole ju see, eks ole. Nii. Ma usun, et Eesti ei olnud kindlasti valmis Nõukogude Liidu lagunemiseks, kuigi alati öeldakse, et meie lagundasime selle. Võib-olla see osaliselt ongi tõsi, aga ega me ju ei teadnud, mida me teeme. Ja kui me rääkisime demokraatiast, ega me ju ometigi ei teadnud, mida see tähendab. Ja ma arvan, me ei tea siiamaani, mida see tähendab. Ja kõige hullem on see, et meid ei huvitagi enam, mida see tähendab. Meid ei huvitagi enam see, mis on demokraatia. Sest tarbimisühiskonnas ei ole eriti palju demokraatiat. Ei ole eriti palju vaba mõtlemist. Ei ole eriti palju tegelikult vabasid kodanikke, sest me kõik oleme mõjutatud erinevate kampaaniate, erinevate juba ette seatud konstruktsioonide poolt. Ja tarbimisühiskonnas ei ole vaja kodanikke, tarbimisühiskonnas on vaja tarbijaid. Aga hea tarbija ei saa olla hea kodanik, sest hea kodanik esitab liiga palju küsimusi. Ta muudab tarbimisühiskonna mootori vigaseks. See mootor hakkab puterdama, ta võib jääda seisma, võivad tekkida väga suured probleemid. Nii, ma arvan, et üsna pea selline raiskajalik tarbimisühiskonna mentaliteet on midagi, millesse suhtutakse umbes nagu me praegu vaatame orjapidamise aega, kui Aafrikast, eks ole, toodi mustanahalisi, ehitati üles suuri majandusi ja ühiskondi ja kogukondi. Aga täna on see meie reaalsus. Ma arvan ka, et rahvusriigid kui sellised, me räägime, et me oleme eestlased, meil on Eesti riik. Ma arvan ka nende roll on väga tugevalt muutunud, isegi kiiremini, kui me võib-olla teadvustame. Ja mulle tundub, et Eesti riigil ei ole enam mõtet. Eesti riigil ei ole enam mõtet sellisena, nagu ta praegu olemas on. Sest Eesti riigil ei ole enam ideed. Sest Eesti riigi idee peaks olema eesti keele ja kultuuri ja eestlaste säilitamine. Kui see idee toimiks, siis massiliselt eestlased ei lahkuks oma kodumaalt. Aga nad ju lahkuvad. Mis tähendab seda, et me peame seda ideed natukene kaasajastama ja reaalsusele vastavamaks keerama.
Mina ütlen niimoodi, et hea idee on selline idee, millesse inimesed julgevad uskuda ja mis ühendab inimesi ja mis annab inimestele õnnetundeks kõige peamise elemendi. Kas te teate, mis see on? See on lootus. Ilma lootuseta ei saa inimene olla õnnelik. Ja lootuseks on vaja usku ja usuks on vaja seda, et meie südametunnistus ja süda tunneb ära, et me ajame õiget asja. Niisiis, kui me räägime üleüldse rahvusriigist, Eesti, siis on väär mõelda, mida me saaksime teha selleks, et meil oleks siin hea elada. No, see on loomulikult ka oluline, aga see ei ole peamine. Maailm on muutunud väga väikeseks ja nagu ma ütlesin, me kõik oleme üksteisega ühendatud. Me saame olla edukad ainult siis, kui me mõtleme, kuidas me saaksime ülejäänud maailmale kasulikud olla. Mitte endale, mitte ainult meie, mina, mulle, mitte enesekeskselt. Ja nagu ma ütlesin, tänapäeva maailmas kõige suurem puudus on puhtast veest, puhtast õhust. Kalad ei sure enam sellepärast sageli, et keegi püüdis nad kinni või suurem kala sõi ära. Nad surevad sellepärast, et nende kõhus oli hambahari. Nende kõhus oli väga palju kilekotte, plastmassi, huulepulkasid. Maailma meri on plastikut täis. Inimesed ei jää haigeks sellepärast, et neil on olnud halvad geenid. Nad jäävad sageli haigeks sellepärast, et põhjavesi on reostunud. Toit on täis igasugust jama. Ja meid on õpetatud elama nõnda, et me ei esita küsimusi, kus see tuleb, mis on millegi taga, mis on millegi sees, miks me seda teeme, miks me seda sööme, miks me niimoodi mõtleme. Niimoodi selliseid küsimusi esitamata ei saa olla vaba kodanik. Ei saa ajada mingisugust vaba riigi, ei Eesti vabariigi ega Läti vabariigi, mitte mingisuguse vaba riigi, vaba maa asja ei saa selliseid küsimusi esitamata ajada. Ma arvan, et Eesti võimalus on üritada tekitada siia, säilitades seda, mida meil on, tõrjudes eemale seda, mida meil vaja ei ole, ökoriiki. Riiki, mis on 100% orgaaniline. No, mõistuse piires muidugi. Ma räägin siin permakultuurist, mitte ainult kui kellegi aianurgas asuvatest peenardest, vaid kui mõtteviisist. Mõtteviisist, mida õpetatakse juba koolides väikestele lastele, mis on permakultuur. See on arvestamine sellega, et igal teguril on oma mõju. Igal elemendil on oma koht siin maailmas ja igal teol on tagajärg. Ma räägin sellisest maast, mille tunnuslause ei ole enam Welcome to Estonia, tere tulemast Eestisse, vaid Made in Estonia, valmistatud Eestis ja mis oleks rahvusvahelise kogukonna jaoks absoluutne garantii, et tegemist on puhta, orgaanilise ja õiglaselt valmistatud tootega. See ei ole mitte midagi põrutavat. Eesti territooriumiga, samaväärse suurusega riik Himala mäestikus, Bhutani kuningriik, budistlik kuningriik. Juba eelmisel aastal, täiesti minust sõltumatult, võttis vastu otsuse, võttagi kurss ökoriigi suunas. Esiteks nad keelustasid ära üle Bhutani piiride sisse veo igasugustele kangetele väetistele, põllumajandusmürkidele. Järgmisena, ma arvan, läheb kodukeemia, kanged pesupulvrid, kõik muu taoline. Ja ma arvan, väga õigel kursil. Räägime majandusest. Alati küsitakse, see on ilus mõte küll, aga kuidas me siis, millest me elame? Mahetoiduturg on maailma tänapäeva tõenäoliselt kõige kiiremini kasvav majandusharu üleüldse. Ainuüksi Ameerika Ühendriikides, minu statistika pärineb küll paari aasta tagusest ajast, 2010, mahetoiduturg kasvas 10%, tavalise toiduturg kasvas 1%. Kõige suuremad mahetoidu tarbijad planeedil Maa on Põhja-Ameerika, see on siis Ameerika Ühendriigid ja Kanada, Lääne- ja Kesk-Euroopa, Austria, Saksamaa, Holland, Belgia ja Skandinaavia. Soome
Taani, Rootsi, Norra, üle lombi. Praegu me ekspordime odavat tööjõudu Soome, Rootsi, Norra. Me peaksime eksportima puhast toitu, sest seal on selle järgi tegelik nõudlus. Ja me ei peaks kolima mujale, peresid lõhkuma, enda nii-öelda rahvuskehandit katki tegema. Need turud on olemas, see nõudlus on olemas, ei ole mitte ühtegi tõsiselt võetavat põhjust, miks seda kurssi mitte kaaluda. Ma ei ütle, et nii tuleb teha ja nüüd homme olgu kõik olla. Ma räägin, et me peaksime seda asja arutama. Kuidas me saame seda asja arutada? Me saame seda niimoodi arutada, et kui te lähete koju ja mina lähen koju, siis mina hakkan aias tööd tegema ja ma olen üksinda. Aga teil tõenäoliselt enamikel teist on pered. Palun arutage neid mõtteid oma pereringis. Palun arutage neid mõtteid oma töökaaslastega. Palun arutage neid mõtteid oma sõpradega. Sellised algatused ei saa tulla mingisuguse poliitilise erakonna poolt, sest erakondadel ei ole usalduskrediiti. Kas on see tore või halb, sel teemal ma ei hakka praegu siin arutlema, aga fakt on see, et mitte ühelgi erakonnal täna Eestis ei ole enamuse rahva toetust. Erakonnad on ennast devalveerinud. Neid põhjuseid me teame, miks. Ja kui üks erakond tuleks lagedale Eestimaa ökoriigi ideega, siis nende opositsioonipartei isegi südames võib seda mõtet toetada, aga nad lihtsalt peavad selle vastu olema, sest nad on ju opositsioonis. Sellised algatused, mis tegelikult toimivad ja millesse inimesed julgevad uskuda, saavad alguse saada ainult inimeste endi seast, nii-öelda rahva seast. Ja seda ma palungi. Te võite mulle vastu vaielda, väga tore. Te võite leida vastu argumente, veelgi parem, sest läbi arutlemis ja väitluse sellised nii-öelda programmid küpsevadki. Aga palun ärge olge vait. Ja kui soovite, tõuske püsti, kui soovite, hõigake vahele. Ainult niimoodi saame me tekitada sellise ühisolemise tunde. Ja ma vist pean hakkama vaikselt lõpetama, jah? No mitte vaikselt. Kohe? Ei, mitte selles mõttes, et jõuaks nagu ühte punkti. Kas on mingi idee, mida sa oleks kindlasti veel tahtnud öelda või mida oleks tahtnud edastada? Jah, mul on küll. Et jooge rohkem teed ja mahla ja vähem alkoholi, sellepärast, et ainult lollid joovad. Sest et purjus peaga ei saa nagu mingit mõistlikku juttu ajada. Et see on nagu väga häiriv Eesti juures, et iga kord, kui kuhugi õhtul minna mingisugusesse asustatud punkti, siis on nagu purjus inimesed igal pool. Ma olen ise ka nagu armastanud veini niimoodi maitsta, aga on suur vahe, et kas inimesed joovad klaasi või pokaali, eks ole, kuhugi nagu söögi kõrvale või nad lihtsalt joovad ennast purju. Et see häirib Eesti juures, see on midagi, mis on seotud selle kaamose ja depressiooni ja kõikide nende pahade asjadega, aga ma arvan, et igaüks saab nagu ise seda ka muuta, et ise endast alustades. Kas joomine võib olla see, et see on reaalsusest põgenemine? Ja kindlasti, jah, see ongi täpselt. Joob ainult õnnetu inimene, kes on sisemiselt ebastabiilne, kellel ei ole sisemist rahu. Inimene, kes on väga-väga tasakaalus sisemiselt, tal ei ole vajadust kunstlike lõbustuste järgi küünitada, ta ei taha sellest reaalsusest välja saada. Aga progressiivne ühiskond järjest rohkem pakub seda. Kujuta ette, et kui meie Eesti lehes on pealkiri, lihtsalt üks väike pealkiri, 9. klassi poiss ütleb, et üle poole minu klassi õpilastest tarbivad narkootikume. See on lehes lihtsalt, see on normaalne. Aga Emil, kui sa vaid teaks, kui palju Riigikogu liikmeid tarbib narkootikume? Tead sa, mis on lausa teada seda, et enamus on isegi ka nagu meditsiiniliselt, neil on lausa vist vajadus selleks. Selle kohta mul andmed puuduvad. Ega puuduvadki igal pool andmed ju. Keegi ju ei tea, see on ju isiku kaitse. Aga see selleks. Räägime lähemalt, palju siis tarbivad? Räägime lähemalt. Me räägime sellest, et
ma lihtsalt võin teile öelda, noorte seas liikudes, ilmselt see Viljandis on ka, mitte keegi ei käsitle absoluutselt seda probleemi sellisena, et me teadvustame seda. Mitte keegi. Räägid noortega, nad teavad täpselt, ma tean Tallinnas mitmeid koole, kus noored ütlevad, ma tean täpselt, kelle käest saada mida. Amfi, Herod, Toda, seda, ja see on olemas. Siin istuvad praegu noored, need võivad tõestada, et te olete omavahel rääkinud ja te teate isegi neid, kes seda kõike teevad. Mitte kuskil ei võeta seda teemad ülesse, sest mõttekas on hoida meie kodanikku ju kogu aeg selles seisundis, et ta jumala pärast ei hakkaks mõtlema või rääkima sellest. Nii, küsimused. Kas on keegi siit rahva hulgast? Mikrofon on minu käes, et ma kohe toon ja küsite. Palun. Vaikus, eks ole? Jaa, palun. Aitäh, see ei olegi niivõrd, Randelants nimi, et see ei olegi niivõrd küsimus, kuivõrd natuke nagu täpsustav, et see, mis puudutab seda ökoriiki ja seda mahetootmist, et see mõte mulle tegelikult sümpatiseerib. Aga te tõite ise ka näite, et tegelikult ju ainult nii-öelda rikkast läänest, mis puudutab siis Ameerika Ühendriike, Kanadat ja Lääne-Euroopat. Samas kui me teame, et maailma rahvastiku arv kasvab, samas kui me teame, et toidu vajadused ja võimalused seda toota muutuvad seetõttu üha brutaalsemaks. Ja see, ütleme, see Eesti ökoriigi mõte, et see läheb, mulle nagu natukene nagu tundus, ma küsingi teie abi pigem, et nii-öelda nagu juhtmeid kokku panna, läheb natuke nagu vastuolu sellega, et me peame andma, aga samas see on ju see nii mina mõtlemine natukene. Et aidake mul need juhtmed kokku panna, et siis ma tulen taha. Ma ei saanud praegu küsimusest täpselt aru, et peame andma, aga Küsimus oli pigem selles, et see kogu see ökoasi on, eks ole, praegusel hetkel Lääne-Euroopaga. Et me ei suuda äkki maailma ära toita. See ühelt poolt, teiselt poolt see, et minu palve teile oli pigem see, et aidake mul nagu mõtestada kogu see öko ja mahetootmine lääne tsivilisatsioonist ka kogu maailma peale, et kuidas nagu need kaks juhet seal omavahel kokku panna, see on küsimus. Nüüd sain aru. 2008. aastal maailma tabas väga valusalt ülemaailmne majanduskriis. Rootsis sel samal aastal mahetoidu tarbimine, mahetoit on kallim teatavasti, me kõik teame seda, suurenes 17%. Võiks küsida, miks nii? Miks inimesed, kelle sissetulekud kukkusid, hakkasid ostma kallimat toitu? Sellepärast, et neil tekkis väga hea võimalus esitada küsimus, miks maailma tabas majanduskriis? Mis on juhtunud? Mida me oleme valesti teinud? Ja nad said aru, et selleks, et jätkusuutlikult toimida, et hoida asju tasakaalus, me peame rohkem toetama kohalikke tootjaid, me peame toetama tulevikku suunatud nii-öelda visioone, nägemusi, tulevikku suunatud majandust, eks ole. See, miks lääneriikides on mahetoit populaarsem, siin on, ma arvan, kaks peamist põhjust. Esiteks, inimesed on rohkem haritud. Ma toon ühe väga lihtsa näite. 2010. aastal asusin ma Mehhiko ja Guatemala piiril, või see ei olegi piir, see on roheline piir, seal on džungel lihtsalt, mida läbivad narkokaravanid ja armee ja paramilitaaride üksused ja zapatistide rahvuslik vabastuse armee patrullib seal. Ja ma elasin zapatistide, need on maia indiaanlased, kes tõusid 1994. aastal üles Mehhiko keskvõimu vastu. Ma elasin nende suletud sõjaolukorras eksisteerivas kommuunkülas, La Realidad, reaalsus tõlkes. Nii. Ja selle küla piiriks teatud mõttes džungliga oli väikene jõgi, selle nimi oli Rio Verde, roheline jõgi. Ja see jõgi oli küla veejuhe, veevärk, kanalisatsioon, vann, eks ole, nõudepesumasin, kõik ühes koos. Ja ka mina pesin ennast seal ja enda vee võtsin sealt ja nii edasi. Ja ma märkasin ühte väga huvitavat fenomeni. Indiaanlased, maia indiaanlased, tsotsilite
suguharust või hõimust. Nad kasutasid pesuvahendina peaaegu eranditult väikesi pakikesi pesupulbriga taid. Pesupulbriga taid pesti toidunõusid, pesti enda suguelundeid, pesti väikeseid lapsi, pesti ka hambaid. Nii, iga karakool oma olemuses on sõltumatu, täiesti iseseisev üksus, mille kõige kõrgem võimuorgan on rahvakoosolek. Rahvakoosolek valib 3-liikmelise roteeruva Junta de Buen Gobierno, see on siis hea valitsuse nõukogu. Loogika on selles, Mehhiko keskvalitsus on halb valitsus, me ei taha selle valitsuse võimu all elada, me loome oma enda hea valitsuse. Nii. Ma läksin Junta de Buen Gobierno juurde ja minu kui võõramaalase jaoks Junta oli alati mustade suusamaskidega, et võib-olla ma ikkagi ei ole see, kelleks ma ennast nagu nimetan, võib-olla ma olen mingisugune, eks ole, pahade või vastaliste leerist, et ei oleks võimalik identifitseerida. Ja alati need kohtumised olid sellises Gestapo stiilis, et mulle pandi mingi pirn näkku niimoodi ja hispaania keeles, eks ole, tundide kaupa purssida ja ma rääkisin. Kuulge, te olete indiaanlased, te olete loodusinimesed, te seisate paljude toredate väga oluliste asjade jaoks. Teid peetakse tänapäeva maailma kaasaegsete kodanikuliikumiste pioneerideks. Te pesete ennast pesupulbriga. Mehed, te saastate oma ilusa Rio Verde ära. Te lastel tuleb 3. käsi kasvab kuskilt varsti välja. Palun ärge tehke, see on väga ohtlik. Ja Junta de Buen Gobierno ütles mulle nõnda. See kõik võib nii olla, aga meil on tähtsamaidki asju praegu, millega tegeleda. Haridus. 3. maailma, kui soovite, või arenguriike, ei ole õpetatud sellises kategooriates mõtlema. Nad ei tule selle pealegi, et toit võib olla mürgine. Nad ei tule selle pealegi, et plastmass ei kao loodusest tegelikult ära. Või vähemalt, nüüd võib-olla tulevad, aga varem ei tulnud ja nüüd on juba natukene hilja. Haridus on üks asi. Teine, miks on Põhja-Euroopas need numbrid suuremad, on see, et 3. maailmas ja arenguriikides sageli toodetaksegi kogu toitu mahedalt. Sest väetised on kallid, sest võib-olla maastik on mägine või lihtsalt kedagi huvita, sinna ei ole suur põllumajandus jõudnud ja ei ole ka statistikat, eks ole. Nii et nii ja naa, aga need on peamised põhjused. Et me oleme õnnelikud siiamaani olnud, et väetis on nii kallis. Lihtsalt ma võin sulle öelda, et praeguseks on Rail Balticu puhul on üks väga sükene varjatud nüanss, kus kohas Eesti on siiamaani Euroopa suurim fosfori ladu. Ja tegelikkuses seda, et seda hakatakse uuesti kaevandada veel suuremates kogustes, selle jaoks on vaja teed ka ju, on ju? Et see kõik ära vedada ilusti. Et tegelikkuses, kui me hakkame mõtlema, väga paljud jälle ütlevad seda, et issand küll, et äkki see ei ole nii, et mis te räägite, vabandust väga. Üks hetk, kas see küsimus on talle? Kiire küsimus. Palun. Kas hea esineja on ise lugenud sellist raamatut, mis Eestis 2001. aastal ka eesti keeles ilmus, et maailm suurkorporatsioonide haardes? Kas sa oled lugenud seda raamatut, maailm suurte korporatsioonide haardes? Ma ei ole seda raamatut lugenud, aga ma olen piisavalt palju näinud maailma, mis on suurkorporatsioonide haardes. Ja ma arvan, võib-olla see raamat kirjutabki äkki sellest. Mida sa oled näinud? Ma olen näinud maailma, mis on suurkorporatsioonide haardes. Et ma saan teile ka näidata. Lähme õue ja vaadake ümber ringi. Suur tänu. Artur juba küsib, et aplaus meie esinejale, pärast võite julgelt ligi astuda. Tänan sind väga.